siin mängu parim auhind Karl-Andrele. Karl-Andre, palju õnne, väga äge mäng, väga edukas esitus, 4-0 võit, meistrile kohane esitus. Kuidas sa ise jäid täna värava suult vaadates rahule sellega, mida meeskond platsil näitas? Ma arvan, et võib 100% põhimõtteliselt iga mängu aspektiga rahule jääda, et esimese poole 25 minutit oli väljakul põhimõtteliselt ainult üks meeskond ja see ilmselt au Kaljule, et nad ründavad väga hästi, nad on väga head mängijad, et nemad ei löönud ära, meie lõime ära ja tegelikult nagu mingil määral kontrollisime mängu, et isegi kui nad tulid üleminekutesse, siis see, kuidas meie kaitsjad palli ette viskuvad ja kuidas iga mees teise eest võitleb, et sellepärast me olemegi meistrid. Jaa, et tegelikult ju mäng võidetakse 4-0, aga meie anname mängu parima auhinna väravahile ja muidugi natukene jagad sa seda ka kaitseliiniga, aga see on teid iseloomustanud läbivalt hooaja vältel, et väga tugev on see teie kaitsetöö ja tõepoolest ääretult vähe väravaid kogu hooaja vältel sisse lastud, et kuidas sa nagu enda tööd ja oma kaitseliini tööd hindad nii selle mängu kontekstis kui laiemalt? No selle mängu kontekstis 0 taga, et 5+ laiemalt, ma arvan, et mis me oleme lasknud 4 väravat, et eks iga värava puhul keegi ikka saab midagi paremini teha, aga üldkokkuvõttes lihtne on, mitte lihtne, aga lihtsam on kaitsta, kui sa töötad 11 mehega, et ei ole see, et kaitselin kaitseb, väravat kaitseb, vaid kõik algab ründajatest. Kui vastane ei saa meie ründapressist läbi, siis ei olegi minul midagi teha või kaitsel midagi teha. Ja kui saavad läbi, siis on see meil pool kaitseliin, siis on kaitseliin, siis olen mina veel ees, et ma arvan, et kõik liinid on meil väga hästi mängid see aasta, et sellepärast oleme lastud nii vähe. No mõneti ju tundub, et olete tiitli kindlustanud, mis siin ikka enam pingutada need viimased mängud hooaja lõpuni, aga üks väga oluline põhjus, miks ei saa mingil juhul põlve sirgeks lasta, on just järgmise nädala mäng Floraga, teie igirivaal, kes on ju jäänud peale ka teie vastu sellel hooajal ja see kindlasti teile ei meeldi. Kui oluline on sinu jaoks isiklikult see eesootav kohtumine? No, igal juhul ta on oluline, selles suhtes, et ma ei saa teda nagu otseselt tõsta kõrgemale teistest tänasest mängust või viimasest mängust. Tänane mäng nagu peale niisugust tulemust, mis oli pettumus, tulla oli vaja näidata ennast vihmane mäng, kus me mängu lõpus pered tulevad, saame karikastes on ka väga tähtis mängu vaja võita, et kõik need 3 mängu nüüd kaasa arvatud see on tegelikult väga tähtsad ja oma põhjus, miks minna täiega panema ja kindlasti see derbi aspekt on lisaks, et muidugi tahame võita Florat ja peame võitma. Karl-Andre, aitäh!